tänast vlogi alustame siis sellise tõsisemat sorti matkaga. Matkame siis siia Hengifossi, mis on Islandi suuruselt 3. kosk Hengifossi juurde. Aga see on päris järsk tõus ja 2,5 kilti, nii et sellega on seda nagu omete kunst ette võtta, aga tahtjõudu on selle võrra rohkem, nii et saab hakkama. Kutid on siin juba. Kuidas vaade on? Väga luks. Väga luks. Oi, mine pekki, seal on ju fotokuld. Ma jaksan kohe sinna. Vaatsin seal ääre peal. Ja sealt on lihtsalt death drop. Hull mees. Vaatame, ma üritan tast ühe vinge foto saada. Oota, Mats, selle seal, ma tulen teen sust ühe klõpsuga. Et see oli päris ohtlik, Matis. Kivid ei tahti, jah? Drop oli ka päris kõrge, sealt oleks läinud, siis oleks. Mis oleks on igavasti olemata asi, aga vaata ise seda. Väga julg. Ma arvan, et siin võib olla siuke 250-300 meetrit. Kuule, mäkke tõus on päris pikk, kust tuhhi saad? Help. Magad tee peal. Mul on jalg haige, ma jäin 2 tükki, aga ikka tundub maa kuradi pikk. Tahaks laulda, et olen poolel teel, aga ei ole isegi poolel teel. Me mõtlesime, et me tõmbame Elvisele skutiga jala kinni, juba verest tühjaks, lihtsalt vere kinni, aga... Jaa, Ralf oli esimene, kes suure urraaga mind teipima tuli. Aga ilus on küll, tõesti, mega super luks. Vennad Osulad? Joo! Osula vennad on terve reis meil esiotsast tempot teinud. Mida sa teed? Tule siia poole. Nikega. See on julge lüke, ma ütlen. Sellisele matkale Nikega tulla on ikka väga julge lüke. Endal on korralikud matkasaapad nimeks Viking. Igati teemasse, nii et tuhhi on olla. Ei ole. Ei ole? Otsele. Ralf tassib mu kotti seal. Õnneks nii palju on lihtsam. Kuigi ka Nikega peal täna. Millegi pärast. Ma mõtlesin, et alt tundus ju kuradi... Et no kummikuga ei tule. Ei, no ei ole mõtet tulla ilus, kena, kuiv, noh. Nüüd vaatad kuradi sita mägireis. Et jah, kui algne plaan tegelikult oligi siia Islandile tulla üksi või parimal kahekesi, siis asi läks tegelikult ootamatult hästi. Meid oli kohal 7, aga see tähendab ka seda, et ilmselgelt kõik ei oota minu järgi ja ma ei tahagi, et keegi minu järgi ootaks, selle võrra on reis nii palju lõbusam, aga võib-olla siis mõnede fotode või kaadrite arvelt peab natukene järeleandmisi tegema. Minu jaoks ongi see vlog pigem see, et jalutad, mingid mälestused on nagu ikkagi arhiivis olemas ja samas nagu ei taha liiga palju kokku hoida selle ajal, et kohad jääks nägemata või et see asi liiga palju stressi tekitaks, et see üks mingi konkreetne pilt või üritus saada. Me üritame asja pigem hoida nagu aktiivse, kiire ja mitmekülgsena. Me oleme sellised tegusad Eesti noormehed. Samas, kui on midagi väga konkreetset, mida te näha tahaksite või millest te kuulda tahaksite, siis pange kommentaarid julgelt kirja ja me teeme parim, et see teieni tuua mingil moelgi, kui võimalik. Poisid teevad seal all jälle pilte, hullud. Aga üks asi on üles matkata, jõuad kohale sinust ära, et oi perkele, all on ka vaja minna ju.
paar korda olen päris magusalt komistanud siin juba, aga siiamaani on änkel terve, teip peab, teibituuning peab. Matk on siia selle kosa äärde päris pikk iseenesest. Üles-alla tuleb, me oleme sellised edasi jõudnud matkad, vähemalt meile meeldib nii mõelda enda arust. Aga tegelikult matk on päris pikk üles, kindlasti mingi, ma issan 1,5 äkki või isegi. Kiiremalt üles-alla jalutad lihtsalt, siis saad kiirelt ära käida, aga kui mingi pildid asjad tahad ka võtta, siis meil on, ma arvan, mingi siuke 1,5 üles ja noh, alla tuled mingi siuke poolega tõenäoliselt. 2-3 tunni tuleks selle matka peale arvestada. Jalaga on küll kellad praegu pika matka peale. Kogu aeg paned parem jala ainult varba peale, raskust, kanna kõõluse peale üldse panna. Jalg korralikult tüdiseb, päris valus, aga poikad siin on endal turistijeened ja muu konservid jälle välja jäänud. Hea tisu. No vaata, ära raisku lase nüüd. See on MacGyver mode on. Lõhe ceviche't täna ei ole poikad, aga turistijeened teil jagub. Thanks. Aga peale eilset surfströmmingut võib-olla see parim asi, mida ma kunagi söönud olen. Turistikas või? No ütleme niimoodi, et kõvasti parem. Skürr on ka meil siin olemas. Väga otstarbekas asi võib öelda. Et 23 grammi valku on ühes pakis põhimõtteliselt, ostad 2 pakki, 2-3 pakki, kuidas kellelgi Ralfil 4 taaskord. Ja saad päeva valgukoguse vähemalt kindlasti ära, et elad päeva üle. Väike süskar. Rosinad jogurtis. Rosinad jogurtis. Täitsa hea ju. Challenge accepted. Oi! Kellad. Suur. Aga pane üle. No nii. No väga lihtne, kui keegi teine hoiab kaamerat, vaata. Ma näitan teile. Elvis ütleb, et väga lihtne, kui teine hoiab kaamerat. Ma võtan kaamera ja ma teen selle sama asja kohe uuesti ära. No nii. Vaadake nüüd. Aga nii, et mul kaader ka. Kaader on ka hea, igal juhul. Seda mõtlesin, aga vaata, ma nüüd näitan, et kui lihtne on ilma kaamerata. Ei saa sealtki pihta. Noh, Simple session, ma ütlen. minu juurest kukkus maha ja hoidis mõnest tuve. Matk oli iseenesest päris pikk ja kurnav ja siin kõik kutid on omadega suht läbi. Meil on nüüd mingi 4-tunnine sõit uude majutuskohta. Frank bookis meile Airbnb, usaldasime seekord teda, loodame, et on ikka katus pea kohal, pidi olema hot tub ja saun ja ma ei tea, mis kõik jutud veel. Et panemegi nüüd silma kinni ja näeme teiega juba kodus. Tšau! Kuule, see on äge linn ja. Vaadake, siin on mingi klubi või? Ei ole. Fuck. Jalle. Ville-Kalle. Kuule, siia peaks. Juhuu! Meie uus place. Vaata, lehma mustriga ja puha. Kitsemustrid. Tinderdama. Mõistagi on täna reede. Poisid on elevil ja ma mõistan neid. Mis te nüüd äkitasin? Mis kood? Ütle koodi. Ma tean koodi. Kõrva järgi või? 1331. No see oleks tulnud ju päris kiiresti, kui ma hakkasin järg kombini läbi proovima. Juhu! Härra Irmata. Jalatsid jalast ära enne. Ja siis üks autost prügi ka kohe ära tuua ja auto ka puhtaks teha. Väga hea. Thanks. Maik, sul on juba double shots. Teiste asjad võtsin autost lihtsalt kaasa. Jaa, muidugi. Ei, teiste asjad. Ma ise õlut ei joo. Okay. Tegelikult mul on hingel üks asi. Mis on hingel on siis? Räägi meile.
Elvis, kas sa mäletad, meil oli Kambaga üks kokkulepe, kui me tuleme Islandile? Et kõik kasvatavad terve septembri habet endale. Nii, täna me siis oleme siin. Elvisel on selline trimmitud habe. Elvis, näita nüüd ennast. Mul on väga okei habe. Trimmitud on ja mul ei kasva nii kiiresti, ma ei jooni. Siin on näha. Kuule, ma lihtsalt ei jooni palju, mul kasvab ka aegsemalt. Mina joo absoluutselt ja mul on selline. Nii, siis on Mattisel on ka trimmitud. Ralfil on mingi töö pärast trimmitud, kurat. Frankil, no küll Frankil ka kunagi kasvama hakkab. Ja ainult mina ja Tammiste oleme need patuainad, kellel on selline peldiku-hari siin lõua otsas. Mina ütleks, et seksikas. No Gert ka, Gertil hakkab nüüd Islandi jooksul kasva. Nagu ikka, vaatame esimese asjana Place üle. Palju ööhind oli, Frank? 170 öö või? Mis see näkku tuli meil siis? 70 euri. 2 ööd, 2 ööd 70 euri nägu, vaatame Place üle. Köök on ikka väga decent. Nii, siin on köök. See on nagu põhiline. Oppa, suur ümarlaua rüütlite laud. Siin saab koosoleku Näe, teha. see on ehe vinüüli laud. Eluba, diivad, laiekrandaks. Juba huilgavad seda. Tühi või? Sa juba hõivasid kõige suurema toa ilmselt ära, nagu ma näen. Kurat, jobu. Siin on magamiskohad, siin on magamiskohad. Frank fettis selle toa ära, magamiskohad. Väga okei place, kiidan, mina kiidan igatahes kindlasti heaks. Kuidas wifi on, kiire või? Normaalne. Pane kinni siin. Lubage paika neid. See ei ole hea laul. Vaatame, kuidas on. Juba tuleb. No ühesõnaga, jõudsimegi oma Airbnb-sse kohale, siis väga luks place igatahes. Panemegi nüüd selle hot tubi seal sooja, võtab mingi 40 mintsi aega. Siis lõõgastame seal natuke ennast ja siis ongi materjalide kallale juba vaja asuda. Vaatame, mis poistel siin plaanis on, selles mõttes nädalavahetus on kätte jõudnud, nii et ei tea. Nad on küllaltki ülemeelikud, nagu näha on. Aga oligi tore teiega taas kord. Näeme juba homme. Nii kaua pida meeles, olge ilusad, aga mõnusad, aga teineteise vastu head. Hoidke jalgpedaalid ja lõbu arvelt kokku ei hoia. Tšau! Juba on põhjas midagi. Väga hea, väga hea. Aega läheb, aga asja saab. Sorry, Anne. Järgmise. Sorry, armas küll. Lõpetan see teid.